osalesite 23. Võrumaa maateatrite päeval etendusega Ajasild. See lavastus kandis vaikselt, ent tugevat lootust Eestimaa talust ja inimeste visadusest keeruliste aegade keskel. Sama vaikselt ja sügavalt puudutas lavalt tulev publikut, jättes jälje millestki püsivast maaelule omasest, mis ei kao muutuvas ajas. Aitäh! See lugu oli tegelikult väga sügav, tegelikult väga traagiline, tõsine ja samas ka naljakas. Oli rõõmu, kurbust, nagu meil päriselt tegelikult elu oli. Ja nii tore oli, meenus kohe vanaema piimahukk, kuidas me sinna piima viisime, ootasime, kui keegi järgi tuleb. Jah, ja külanaised said seal kokku. Väga traagiline ja väga soe tükk oli päriselt, ma tahan teid tänada. Ja näitlejatöö oli ka väga hea. Te passite kui ansambel. Ja need vaikus, mis teil vahepeal oli siin sees, see oligi see kandev vaikus. See koht, kus publik sai nagu meenutada, mõelda, see oli tohutult tegelikult energiat täis. Ja see andis selle loole väga tugeva sügavuse. Aitäh teile! Suur tänu ka minu poolt. Need samad sõnad, mis sa ütlesid, ka mina mäletan oma lapsepõlvest piimapukki, mäletan neid piimakanne ja onu, kes oli piimaautojuht ja kellega koos käisin piimaringil. Ja siis oli meile veel vanaema kaasa pannud pannkoogid, mis ta oli keeranud ajalehe paberi sisse. Muud paberit nii väga saada ei olnud nendel 60-ndatel ja siis pannkookidel oli natuke trüki musta maitse, aga see ei ole üldse tähtis, need olid ikkagi maailma parimad. Ja see kõik meenus mulle seda etendust vaadates, mis tähendab, et te äratasite mingi puutepunkti, mingi emotsionaalse oleku vaatajas. Ja see ongi teatri tegemise eesmärk. Et mina, kes ma istun saalis, ma mõtlen teiega kaasa, ma tunnen midagi, mulle meenub midagi ja ma hakkan seda nautima. Siiski tunnustame me 3 inimest sellest trupist, kuigi kõik vääriksid jälle, nagu ikka, seda teatripäeva meenet, aga ma alustan isast, Agu Sool. Ja Triin Sool. Mulle meeldis see sinu kohandamine, kui sa tõusid püsti ja ütlesid, et on Unastab kui Savoodi koht meeldis mulle. Ja siis on veel Kätling, ja küllap sul on palju tulevikku. Kui mitte näiteringis, siis teatris või kus iga. Minu laps! Aitäh teile! Aitäh!
nüüd räägib rahva hulgast hääl. Rahva hääl on kõige karmim, jah? Ja, väga õige, aitäh sulle. Rahva hääl on kõige karmim. Võime ilusaid sõnu teha ja vahepeal mulle meeldib ka selline konstruktiivne, nii-öelda negatiivne tagasiside, sest see viib meid edasi. Tundes ja teades, kui teid välja kuulutati, et olete juba 20 aastat ja rohkemgi teinud teatrit, siis te olete väga tugev trupp. Airikat tundes, mul on väga hea meel, et Airika, sa ise kirjutad nii palju ja sa võtad selle oma elust ja südamest ja see on hästi tore, et sa leiad seda aega. Sa oled mulle ka ühe kirjutanud, kui mitte võib-olla rohkem, aga väga tore. Mulle ka meeldis see teie realistlik lähenemine asjale, sest see toob meid rohkem sinna südamesse. Kui me südamest anname ja näeme seda aega, mis on olnud ja mis on andnud see aeg meile, siis me teatripublikuna, siis tekib see sild siin vahel, see energiasild. Kui te annate südamest, see on see Stanislavski kool, kes teab, eks, et kui sa annad, siis sa saad ka tagasi. Et seda oli tunda siin ja see oli hästi võimas, see realistlik. Ma pakun välja, kui isa kutsus seda poega, et tule hoia seda lauda. Kui ta seal lähedal hoidis, ma tajusin seda pinget, mis tekkis saalis, et nüüd saab vastu näppe. Nüüd kohe huvitaks, kui paljud arvasid, et nüüd tuleb vastu näppe. Aga ei tulnud ja see on just väga hea leid, et mida publik ootab, aga tegelikult ei saa. Et väga lahedad sellised nüansid. Poja silm, kuidas säras, kuidas singi leiva sai. Et kõik siuksed... 2 päeva oleme söömata hoidnud. Ja, seda oli näha, jah. Piimapukk, kui palju erinevaid tasandeid andis juurde. Te kasutasite need tasandid ära, et see oli hästi tore kaia. Ja isa see tõsine mõtisklus ja meenutus siin sellest tõesti, kui tähtis ikka oli see nii-öelda oma lehma hoidmine ja kui palju hoidis ta meid elus. Tegelikult võrreldes selle keerulise ajaga. Mind huvitab rahvateatrit vaadates. Mul kohe tekkis endal selline, ma viskan välja sellise kinda, et vaatame, kas see muutub või ta jätkub. Kui palju on rahvateatris seda, et kui on vaja kaugusest midagi märgata, et ma ei võta mitte fookusesse ja ei hoia seda pinget, vaid ma tõstan käe ja vaatan niimoodi. Ja siis ma mõtlengi, et see on kuskilt mingi selline stereotüüpne minu arust lähenemine. Me ei pea kätt tõstma. Need, kes seal piimapukis ootsid, ja kuulge, halvasti ei ole midagi. Mina lihtsalt Väike tuleb ju. muidugi tuleb. Ja. Aga mõttes saad aru, see on tore, et kasutage aga, mina viskasin kinda, et kas me jätkame sellega või liigume edasi. Piimapukk või Facebook, see oli nagu väga tore see võrdlus, jah. Ja noorte arusaam, mulle meeldis, kuidas tütar sai aru, kui tähtis tegelikult oli see mineviku piimapukk, et kõigile. Anne, mina olen see onu, kes oli piimaauto juht. Ma olen olnud piimaauto juht. Nüüd ma tahan publiku käest küsida, käsi püsti, kes on piimapuki peal istunud? Vähemalt istunud. Ma arvasin, et siit tuleb, et 2/3 saalist, kes on istunud piimapuki peale. Et see on tõesti, ja see lähebki meile nii-öelda see südamesse. Aitäh teile. Nii, kes on järgmise loo publiku? Üks ise värki muinad.